mina olen Stella, mina olen Saale. Tänase saate teemadeks on Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine ja algklasside poiste stiilipäev, nagu president. Alustame saadet Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamisega 12. klassides. Alustuseks on mul hea meel anda üle meie kooli ajaloo-olümpiaadi võitjatele diplomid. Sheryl Palandi ajaloo-olümpiaadi esimene koht 12. klassis. On meil erakordne päev sellepärast, et meil on külla tulnud Tartu linnapea härra Urmas Kruuse. Mina õppisin koolis sügaval nõukogude ajal ja esimesse klassi läksin 72. aastal. Ajaloost on mul väga selgelt meelde jäänud üks asi. Ja see asi oli järgnev, et oli 2 ajalooõpetajat. Üks nendest rääkis seda, et Eesti ei saa kunagi vabaks. Ta ei saa kunagi iseseisvalt hakkama ja meil ei ole mõistlik unistadagi vabast Eestist. Ja teine õpetaja oli see, kes rääkis ära kõik selle, mis oli õpikus, aga rääkis sinna midagi ka juurde. Kas oleksite kooli ajal valinud mõne muu õppeaine, kui oleksite teadnud, et teist saab linnapea? Ei oleks, sellepärast, et minu jaoks on sellise õppimisse suhtumine teatud filosoofia ja see filosoofia tähendab seda, et kui sa saad osa erinevatest distsipliinidest ja sul tekib selline analüüsivõime, mida ma pean koolis hästi oluliseks, et õpetajad aitaksid õpilastele erinevad protsessi analüüsida, siis on tegelikult lihtsam ka ükskõik millisel erialal töötada, välja arvatud väga tehniliselt spetsiifilised erialad. Aga kooli ajal ütleme, et ka laulukooris laulmine ja näidendites osalemine oli see, mis andis võimaluse saada ka sellist esinemisjulgust, ma pean sellist suhtlemisoskust väga oluliseks, et seda tuleks ka koolist kaasa ja selle tõttu on ääretult olulised, kui õpilased kirjutavad referaate, kannavad neid ette ja esinevad, sest hiljem, kui nad lähevad tööturule, siis nad peavad tegelikult ise enda ees seisma ja kujutate ette, kui te lähete tööintervjuule ja ütlete 3 sõna. Ma arvan, et oleks väga keeruline teil seda tööd saada, aga kui te suudate ära rääkida selle, et miks teie olete just parim valik või miks teile see töö meeldib, siis on väga suur samm selle, et te selle töö saate. Kui meie vaatajal tekib nüüd mõni hea idee, et kuidas linnaelu paremaks muuta, kuidas ta saab seda teha? Ta saab seda teha tegelikult hästi lihtsalt, et üks võimalus on helistada otse linnapeale. See tegelikult tähendab seda, et linnapea mobiilinumber on koduleheküljel olemas. Teine on see, et ta võib linnapeale kirjutada ja meiliaadress on samuti olemas, et urmas.kruuse@raad.tartu.ee ja kui ta jääb ikka veel hätta, siis küsigu abi õpetajate või sõprade käest, nii et olen avatud 24 tundi, sest linnapea amet on selline. Nii, aga aitäh teile! Aitäh! 10. ja 11. klasside aktused toimusid 23. veebruaril. Seekord olid külalisteks veebel Priit Pärnamets ja vanemveebel Heiki Punga. Kaitseühenduse õppeasutustest avastan vanem veebel ja nimi Heiki Punga, nagu te kuulsite, kaitseväes töötanud umbes sama kaua kui enamusel teist vanust ja osalenud siis erinevatel missioonidel Lõuna-Liibanon ja siis Kosovos erinevatel kordadel erinevate üksuste koosseisus. Tere päevast, minu nimi on veebel Priit Pärnamets ja töötan samamoodi kaitseühenduse õppeasutustes, matkekeskuses, keskuse veeblina, siis ülema abina. Mina osalenud olen, see on Afganistan. Meie koolile tulid täna külla veebel Priit Pärnamets ja vanem veebel Heiki Punga. Mis toob teid vabariigi aastapäeva eelsel päeval siia? Väga positiivne on, kui kooli koosseis tunneb huvi Eesti Kaitseväe tegemiste vastu
ja minu jaoks oli see suur au tulla nendest asjadest siia rääkima. Millised inimesed sobiksid eelkõige sõjaväelasteks? Sõjaväkke sobib iga inimene. Ennast tuleb allutada distsipliinile ja alluda oma ülemate tahtele, viia täide oma soove, kuhu soovitakse jõuda elus. Ja see on kõige tähtsam. 5. või 7. klassid tähistasid Eesti Vabariigi aastapäeva lauldes isamaalisi laule. Saale, mis on sinu lemmik isamaaline laul? Eesti muld ja Eesti süda. Vaatame nüüd, mida laulavad meie kooli põhikooli õpilased. Stella, kas sina tahaksid olla esimene Eesti naispresident? Ei, Aga miks? sest poliitika pole minu jaoks. Seda ma arvasin. Väikeste majas toimus poiste stiilipäev nagu president. Lähme vaatame. Missugune siis on see õige mees? Rammu, jõumees peab olema. No käeda mees ei tohi olla ja selles mõttes lõpp, et head nad peavad ikka olemas olema. Mees peab sporti tegema. Mees peab olema töökas ja kohusetundlik väga õige. Tark peab olema. Julge. Hoolitsev kindlasti. Milline peaks olema üks president? Viisakas, aus ja ta peaks suhtuma enda töösse ausalt. Viisakas, viks, aus, ei tohi valetada. Viisakas, siis aus ja siuke, et suhtub oma töösse väga hästi. Ei tee asju lohakalt. Kas sina tahaksid president olla kunagi? Ei tahaks. Jaa. Ja. Sellised olid tänased Kivu TV teemad. Hyvää päivää. Adios, amigas.